kinni. Ta ükspäev sõiduteel olime ja nii ilus veitse. Kõik asjad olemas beebidele ja emmedele. Nii, tulime porti sööma. 12.70 minu oma läks. Palju sul läks? 11.90. 11.90. No mul on praad, mul on jook, mul on suur sai. Jon sai mahla ka. Oi, näita ennast. Oi. Siuke maaling lihtsalt. Väga rets ju. Nii nunnu. Palun. Sa ei pea nii lähedal rääkima, sa võid täitsa kaugel rääkida. Tuute krib. Ära isegi räägi nii lähedast, et muidu me ei kuule, mis on ninakolli nahinaid ja kõiki asju. Eile panin Taavile ka külge nagu lohistus nina ja sülita. Ma olin mingi, persse, ma ei saa vist teha seda sinuga nagu. Nii, millest sa siis räägid mulle tänases päevas? Ma võin sulle igasugustest asjadest rääkida, mida sa kuulda tahad. Kolestrumi kogumised. Nali. It's not your thing. See on nagu jah, asi, mida nagu mina ei teeks. Paljud naised kindlasti tahavad seda teha ja hindavad seda asja kõrgelt. Aitäh teile! Oma kolostrumi kogu. Kas sina olid ka selles uues Vogue stuudios või? Ja ma olin ka uues Vogue'is. Ütle siis, mis on see peamine 1 või 2 või 3 soovitust, mis sa annad noorele emale? Ma ei tea, ei tohi midagi ette planeerida. Pole mõtet oma elu ette planeerida, kui sa oled äsja lapse saanud. Kindlasti ma arvan, et rahulikku meelt, palju kannatust. Seda peab hakkama juba ennem treenima, on ju? Natukene enda nagu emotsioone kontrollima. Lihtsalt, et see oleks nagu ootusteta ja rahulik ja sest see pisikene ime, kes ikkagist sünnib, see on ju ikkagist täiesti teadmata maailmas. Ja sina oledki tema turvatunne. Aga ma ei teagi. Ma arvan, et see kõik tuleb nii iseseisvalt, siis kui laps on juba käes, kõik hakkab iseseisvalt tulema. Sest et siin ette planeerida, sa võid nagu igasuguseid asju ette planeerida. See, mis on nagu reaalsus, on nagu hoopis midagi muud. On rahulikud lapsed, on magavad lapsed, on energilised beebid, on... Et tegelikult ette ei saa valmistada millekski. On räigelt energilised beebid, on FOMO-beebid, vaata ka, oled ju nendest ka kuulnud. Mis need on homo-beebid? FOMO. FOMO. FOMO on jah. Need tahavad, ei maga, vaata kuskil väljas ega midagi. Et kardab ilma jääda millestki kogu aeg. Oh jah. No nii palju, kui olen kuulnud, mida Taavi ema räägib ja mida minu ema räägivad, siis et me olime hästi rahulikud lapsed mõlemad ja iseseisvad siuksed. Jah. No see ongi, vaata, aga beebi on ikkagist alguses teine. Beebi on beebi. Nagu Jon on praegu 1-aastane, siis Jon on praegu väga iseseisev juba. Aga esimene aasta oli sul nagu raske ju pigem? No pigem oli raske, jah. Pigem oli raske. Väga oluline on see inimene, kes sul ikkagist kõrval on ka, et ta isegi ei pea sul nagu kõrval seisma, aga kui ta on su tugi. Vaimne tugi on nagu ülioluline. See on just endale vaata, sest kui sina oled nagu pinges, siis eks see laps on ka rohkem pinges, on ju? See kõik harmooniast tegelikult algab vist ju, pereharmooniast. Et no isegi nagu suur asi on see, kui see mees toob näiteks sulle nagu söögi koju, et see on juba nagu nii suur asi või no, isegi sellised väiksed igapäevast. Küsib lihtsalt, et kuidas sul täna läks või et kas ma saaksin tal mähkme ära vahetada. See on nagu nii väike asi tegelikult. Kas ma saaksin tal mähkme ära vahetada? Et see on nagu sees sul sulab, vaata. Seal on nagu nii hea tunne kohe sees, et
et väiksed asjad, mis võivad panna ikkagist nagu palju paremini tundma. Sellised asjad, jah. Ma loodan, et mõni mees seda kunagi vaatab või mõni naine näitab seda oma mehele siis. Noh, mehed on mehed, kõik mehed teevad suurt tööd ja ehitavad majasi ja Toovad raha ja kui teenivad, see on hästi, kui teenivad. Pigem võiks teenida. Mõni on siuke, et ei teeni ka ja ei too ka. Ja ta ei ole olemas ka. Et see on nagu kehva variant. Me kõik teeme ise oma valiku. Just. Me kõik valime oma mure, mis me siin üks päev rääkisime. Kõikide meestega on mingi häda. Ega sa ei leia seda nagu ilma hädata meest. Lihtsalt me kõik valime enda häda. Mulle meeldis see vestlus tegelikult. Hädad. Kõigiga on hädad. Ega me oleme ka hädad, ega me ei ole ka mingi ideaalsed. Kõige ilusamates peredes on kõige suuremad hädad, nii et. Jah, võib ka nii olla. Aga eks ikka kõigil on mingid kuradi mured, noh. Ossa! Mingi möll hakkas seda taga pida. Jon hakkas pidutsema. Tulime vist kõige paremaid teid möödisi. No ma arvan küll, jah. Sellisele ei tahaks küll tagant sisse sõita. See ei oleks eriti hea tegevus. Ma mõtlesin, et see beige särk teeb mind nii saledaks, aga nüüd siit kaamerast ma vaatan, ma kuidagi nii laiaks teeb. Sa peaks omale selle värvipaleti tegema. Jah, et mis mulle siis lõpuks sobib? Mis värvid sulle sobivad? No sulle sobib kindlasti hele sinine ja siuksed, noh, vaata peab ka mingid, mis nagu su silmavärviga nagu vahel mulle ei sobi üldse hele sinine. Pigem näo-naha tooniga, mis sobib. Aga eks mul on iga päev erinev näo-naha toon, sest et üks päev ma olen meigiga. Nagu beige on ikkagi minu toon. Beige on alati, et sinu toon minu meelest. See on vale last veel või? Väga hea on. Mis sa teed veel täna? Ma tegelikult tahtsin selle tapeedi minna ära osta, aga ma vist ikkagi teen selle ära, jah. Sa võid ju natuke edasi sõita. Oota. Issand, suur täismees ja rullitab. Ikk. Väga ikk. Me vist lähme teeme tudu Jonniga ja siis me lähme Ohtusse õhtul. Jah. Meil on uus gaasipliit on väliköögis. No seda peab testima minema. Gaasipliit ja... Mis sa esimese söögi teed seal? Ma tahaks seal kala hakata praadima. Ma tahaks seda räime vaata selles. Jon! See ei ole norm. Ma tahaks räime praadida. See muna ja jahus vaata. Ja oi, see võib hea olla. Kodus ei saa seda praadida vaata. No nii, kohal. No nii. Ladna siis. Issand, mul vahepeal läheb meelest, kus ma pean vajutama nagu Koko, sa pead ootama mind. Ma ei jaksa enam. Ilus see suvi. Hommik. Tere hommikust. Pühapäeva hommik. Söön ära. Lähen teen kiire trenni Spartas. Spartast, sest et see on mulle lähemal. 2 võileiba, mingi jääkkreeka jogurt, mis ma leidsin kapist. Ja rohkem ei viitsigi süüa. Tahaks kiiresti selle trenni ära teha, sest et ma magasin ikkagi 9-ni. No 10-ks jõuan trenni.
tegelikult me pidime Taaviga koos minema, aga ma arvan, et ei lähe täna. Me hakkame panuseid panema sellele. See on ilus ilm. Väga ilus ilm. Issand, mul ei ole peegleid. Mida perset? Juhtuski täpselt see, mis ma arvasin, et juhtub. Tegin 2 trenni vaba päeva. Ärkasin täna pühapäeva hommikul ülesse ja tunnen lihtsalt nii suurt soovi ja vajadust trenni minna. Mul on ennem ka seda olnud ja ma ei tea, miks ma selle ära unustan, et relaxne, võta vabalt. Täitsa lollakas. Miks ma pean tõmblema niimoodi kogu aeg, ma ei saa aru. Ja ühesõnaga lähen Spartasse, sest et ma tean, et meil täna niikuinii on mingid teised plaanid veel, et on vaja kiiresti ära teha see trend, et muidu ma ei lähegi õhtul või mingi õhtul 8 või 9 või ei. Ikkagi hommikul teen ära kohe. Sops. Ja ongi tehtud ja siis on rahumajas, saab terve päev olla mõnusalt. Et jah, ma näeme seal. Okay, 103 kilo. Vaatame ka, mis see siis liigub. Nii, ühe jalakerdel. Mõni nädal tagasi sai siia peale laotud 100 kilo. Täna ma üle 80, 85 või? Ma ei tea, palju see kang kaalub. 80 on peal, kang ka. Üle selle ma ei läheks täna. Mul on 2 rasket harjutust all veel. Vaatame, mis siit tuleb. Kas ta üldse liigub mul? Seda ka ei tea kunagi ju. 8 kordust. Oi. See oli vaevaline. Kurat küll. Ei ole enam see power mul. Isegi kui tahti jõuda on, siis füüsiline pool ei tule järgi. Kurb. Samas ei ole ka. Ükski hea vajab praegu muu asja jaoks.
perkeli raisk. Ma ei tea. Viimane. Pushin ära selle. Väga raske. Ma ei tea, kuidas ma sellest 100 tegin, see oli eelmine kord. Üle-eelmine kord täiesti. Fucking hell. Okei. Aga tehtud. Nüüd ma teen tavalised kõverdused istukil. Kõhuli ma ilmselt teha ei saa enam. Aga ega mulle ei meeldi kõhuli kõverdused ka eriti just, et tõmbab nagu selle vere pähe. Ja siis on nagu siuke rõve tunne. Jalapäev on niigi siuke rõhk. Rõhk kõigub kogu aeg, vaata. Et miks ma peaksin seal kuradi kõhuli pea alaspidi olema, kui ma saan nagu istuda ka ilusti. Vahepeal ikka nagu vaheldust, aga pigem harvem. Istukil on nagu parem mul. Ja siis mul on veel lahutamised. Tätt. Kas sa üldse käid džimmis, kui sul ei ole neid või? Ainult lahutamised ja ongi 5 harjutust, aga väga korralikult. Tund aega trenni natuke peale. Täiesti piisav. Lihased on läbi töötatud. Iga kord lähevad valuseks. Ülejärgmine päev või järgmine 1-2-3 päevaga taastun ära. Saab korrata. Spartas teen alati suht seda sama kava 90% ajast. Väga nagu ei muuda. See mulle praegu meeldib, istub. Lihtsalt sama asja kordad. Ja nii see perse kasvab nagu. Ma isegi nagu täna mõtlesin, et ei taha seda jalga teha, nagu nii suur on see tagumik, vaata. Okei, kui rasv võtta maha on ja siis on nagu ilus, aga see rasv on ka nagu normaalne osa, vaata, et ma ei saa olla kogu aeg nii kuiv nagu. See tagumik on nagu jube suur. Ma olen ise kaevanud ennast sinna aukust, et ma armastan nagu hästi kõvasti raskelt trenni teha. Ja mul on see tagumik lihtsalt nagu mingi, ma ei tea, ahter taga on. Nüüd kui rasvaprotsenti on rohkem, et siis on nagu eriti hull. Ja praegu on mingi skinny mode ju viral moes. Siis ma siin omale suure ahtriga ja rasvaprotsendiga. Aga noh, teeme ikkagi seda, mis meile meeldib. Ma tahaks teha nagu rasket trenni, aga ma ei taha, et see perse kasvaks enam. Ega ta enam ei kasvagi niimoodi väga tegelikult. Aga jah, kui kõik teed on point, siis ta ikkagi läheb suureks nagu ära lõpuks ja järjepidevus. Näitan teile ka asja. Tugev trenn on selja taga ka nüüd. Oih, issand. Enno. Okei. Viimane harjutus. Kõige lihtsam, kõige mõnusam. See on juba siukene nekijad. Sa arugid teed. $90 kilo.
suht nii palju kui jaksan. Siin neid rööpe lugeda. Tehtud. Väga bänger jalatrenn oli. Üle pika aja nautisin jälle. Alles rääkisime sellest. Aga täna oli tõesti väga hea. Nädalavahetuse vibes nagu ja nii mõnus. Nüüd mul on tehtud see ja nüüd mul on nagu lihtsalt rahu hinges. Ma ei pea enam muretsema selle mingi asja pärast, on ju. Nii. Let's go! Väga hea. Jah, sellist samasugust trenni ma teengi nagu põhimõtteliselt iga kord. Et jalad mul on ikka samad ja mul meeldib selle juures see, et see läheb kiiresti. See jalatrenn läheb nii kiiresti, et ta on nii raske. Ja mul ei ole aega mõelda seal vahepeal, et issand jumal, mul on veel see ja see ja see ja see. Ma tean, mul on need harjutused 3 rasket, 2 kergemat. Ja sellega ma olen kõik ära teinud, mis mul on vaja teha. Jah. Ise olen mõelnud, et äkki nagu, nojah, esiosale ma üldse ei pane enam rõhku, sest et ta on mul lihtsalt juba nagu päris suur ja ma ei taha, et ta läheb suuremaks nagu. Mul ei ole vaja seda lihast, ütlen ausalt, hetkel. Ta saab nii vatti, kui ma teen jalga. Ta töötab mul igal pool. Et tuhar ikka kõige tähtsam, hämmid ka. Ega rohkem millegi. Et nagu, mida ma siin üle mõtlen. Et ei ole mõtet lolliks minna nende harjutustega. Inimesed ka mingi, uut kava, jälle uut kava. Kõrd, ma olen kõik need aastad ühte sama kava teinud. Nagu, mis uut kava teil kogu aeg vaja on. Nagu. Või nagu mingi, et ma ei suuda 2 päeva sama toitu süüa. Vaat, ma mingi, mul nagu mingi 5 toiduainet ongi kõrdi juba aastaid laual. Nagu, see ongi vist see inimeste erinevus või ma ei teagi. Kui sa tahad mingit tulemust saada, sa pead tegema lihtsalt nagu täpselt samamoodi neid, täpselt samu asju. Ja see ongi täpselt nii lihtne nagu. Sa ei pea mõtlema mingi leiutama, et kuidas see käib, mida nad teevad. Ühte sama asja raiuda. Jah, nii ta käib. Nii kui ma hakkasin endal ka mingi, ma söön seda ja proovin seda ja teen seda. Nii hakkab see kaal minema, progress läheb imelikuks. Et ma sain ju aru ka. Nii, täna ma võin küll panna, et mu trenn oli all out, sest et ma andsin ennast ikkagi maksimumi nagu. Väga hea. Ja kardioasjad mul tulevad täna ju jooksvalt, sest et ilus ilm on. Et erinevad variandid siin olid plaanis. Kas siis minna Võsule jälle, kas siis minna vanalinnapäevadele või siis läheks koju Luigele. Et variant on. Aga kõndida saab igal pool, et Koko niikuinii tahab liikuda ja et neid ma ei hakka seal pimedas saalis küll tegema, et see ei ole mingit mõtet. Nüüd lähen koju, äratan üles selle mugava mehe seal ja aitab küll. Politsei. Suunatult pean näitama. Sorry. Oho, mis siin on 30 alama? See on muidu kunagi politseid ei näe, ei mõtle. Hea küll, vaatame, mis päev toob. Vaatasin just omal kella pealt neid mingid näitajaid, trenni lõpetusnäitajaid. Total kilokaloris 630 ja keskmine pulss 136. Päris kõrge. Väga kõrge. Kõige kõrgem oli 174. Kõige madalam 111. Kuigi ma ei ole üldse nagu mingi söönud nii palju, et mul peaks see nii kõrge olema. Ütlen, see 2 võileiba on ammu juba siit kehast lahkunud. Väga hea. Mulle meeldib kõrge pulsitrenn. Ma ei viitsi seal olla mingi 80 haigutad, vaata. Kõrge pulss mõnus, ikka tunned nagu trenni tunned ka, vaata. Et jah, tahtsin lihtsalt öelda. Meie oleme jällegi jõudnud Võsule omadega. Väga ilus on siin.
Soga. Ära läbi soga mine, Koko. Tule siia. Tule näita ennast korraks rahvale. Ütle paar sõna Kuku raadiosse ka. Tee musi. Musi, Koko, emme, rannas. Koko ja emme on rannas. Siga kuskil seal istub. Vaatame korraks, zoomime. Nii. On nagu soga täis, noh. Tänane outfit. Koko, ma ei tea, kas see on hea mõte sinna minna. Ja Koko läks vette. Oi, siin on ilus vesi. Oi, kui mõnus, Koko on vees. Ei joo seda, Kalle, ei tohi juua. Ei joo seda. Täielik suppne. No mis sa ujud sellises kuradi sogas, ei uju ju. Seal on juba jahedam, ma arvan. Lähme vaatame. Tubli oled, ära joo seda, kuule, see on päris soolane. Tule edasi, Koko siia. Tubli oled, tule. Kas hakkasid ujuma lausa või? Vau. Oi, tere. Nii ilus on siin ja näita ennast. Oi, kui ilus, raputa. Sulpsud, ära joo seda, Kalla, palun. See on sulle halb. See ei ole joogivesi, Koko. Mees tuleb merest. Korralik. Ilus on siin. Tulime oma lemmikrestasse siin Võsul. Mere 38. Väga mõnus on siin. Väga mõnusad asjad. See on väga mõnus. Parim asi nagu ever made. Ja vist ei võtagi muud. Ja. Tahtsin natuke rääkida. Nägin mingit videot kuskil Instas või kuskil, et rasedus on nagu sama väsitav, nagu jookseks 280 päeva iga päev maratoni ära. Siis ma nagu jäin mõtlema sellele lausele või nagu üldse sellele, et nagu tegelikult see on, minu arust on veits ülepingutatud nagu, et okei, ja on küll nagu, võib-olla mul on lihtsalt hästi läinud ja niimoodi, et on kindlasti raskemaid juhtumeid ka, on ju, kus inimesed mingi oksendavad algusest lõpuni ja ongi nagu väga paha, on ju. Aga ma ei tea, ma nagu saan kõik oma mingid nagu trennid ikka tehtud ja kõik asjad, toimetused. Ma ütleks küll, et ma mingit maratoni nagu oleks jooksnud. Et noh, ikka on raske jah, mingid tujud ja niimoodi asjad. Aga tegelikult nagu ei ole ka. Et nagu see tunne on iga hommik, et sa ärkad üles, sa mõtled, et issand jumal, ma olen rase nagu. Ja siis tuleb sükune nagu teistmoodi elevus sisse. Ja see elevus nagu kannab sind läbi selle päeva. Et isegi kui mõned hetked on nagu mingi raskemad nii-öelda, siis tegelikult nagu lõpuks sa ei saagi aru, et see on raske, sest et nagu nii palju on seda toredaid pooli ka nagu. Et ma lihtsalt jäin nagu nii sügavalt sellele mõtlema praegu just, et see on mingi kräppi jutt. Seda räägivad mingid inimesed, kes lihtsalt tahavad mingit enesealetsust nagu. No näe, mul ka tuli punn, mul kunagi ei tule punnid. No, nii on lihtsalt, aga nagu see väike punn ei tee midagi ja see 9 kuud kerget iiveldust ei tee ka midagi ja need on kõik peavalud, mis mul on iga päev. Ma ei tea, sellega nagu harjub ära. Inimene harjub kõigega, et ma ei ütleks, et mingid maratoni jookseks, mingi metsik raskus. Ei ole nii hulgas asi nüüd, ärme ole nii dramaatilised. See oli kõik, mis ma tahtsin öelda. Head ööd. Lemmik. Armudu.
täna on väga halb päev. Väga halb päev. Teen rabarberikooki ja siis mõtlesin, et sama aegu nagu võib-olla räägiks midagi teiega ka. Mul tegelikult siin on vahepeal, isegi ei tea, mis ma viimati nagu filmisin, aga paar päeva on vahel. Tegelikult ma alles siin hõiskasin ju vaata, et nii hea on nagu kuidagi olla ja kuidagi kõik tundus nii kerge ja mõnus ja siuke nagu täiega siuke avatud oli olla ja kõik ma ei tea, siuke hästi hea flow oli. Kuniks siis, ma ei tea, eilse õhtuni või? Tegelikult juba eile oli. Kus siis nagu mingi täiesti mingi inimpare nagu mitte mingit motivatsiooni, mitte ühtegi energiat, mitte mingit elutahet. Et nagu päris hull, et see nagu niimoodi saab hüpata üks päev üks ja teine päev teine on ja. Et nagu ma olin veits šokeeritud isegi. Täna siis ka mingi voodist väga nagu püsti ei taha tõustagi lihtsalt. Mõtled kogu aeg nii, mis ma nüüd teen, et võta kokku ennast. Paned endal mingi kirja mingid asju, et nii, okei, teen siis need asjad ära. Kui ma neid ei suuda teha, siis teen need väiksed asjad ära. Ei suuda isegi mingid imeväikseid asju nagu teha, et siis ma sain aru, et ikka väga lappes on. Nutsin täiega mingi kaua ja mingi pikalt siin mingi halasin nagu. Mõtlesin, mida pekki ma teen oma eluga lihtsalt nagu. Ega ma tegelikult ei mõelnudki välja nagu. No tegelikult mõtlesin, mis ma siis tegin. Ma panin mingid asjad kirja, mulle tundus nagu, et mul on peas nii palju asju, et see hakkas nagu mind rusuma. Nii palju mõtteid ja ideid ja asju, mida peab tegema ja asju, mida ei pea tegema. Et see kõik nagu muutus kuidagi segaseks mul peas. Samal ajal oli see, et ma nagu tegelikult ma ei tahtnud mitte midagi teha. Ma ei tahtnud isegi süüa, mul ei olnud söögiisu nagu. Tõesti, minu puhul väga haruldane nähtus. Et mul oli täiesti nagu null seis. Aga ma ei suuda lihtsalt voodisse kamama jääda nagu. Okei, ma tegin küll mingid hommikusööki ja käisin kokoga pissil maja ees ja siis üritasin väikse jalutuse temaga teha ja ma räägin, see koer ikkagist nagu veab välja kodust, vaata. Et ma kogu aeg kirun ka, et mis koerad, nii nagu selles mõttes ikkagist nii palju tegemist ja värk, aga tegelikult, kui ma mõtlen tagasi, siis kõik mu nagu mingid rasked ajad on nagu need koerad olnud tegelikult nii suureks toeks, et kui ei viitsi nagu või ei taha nagu väga enam midagi teha ega edasi minna, siis nagu sa pead, sest et sul see koer vahib otsa ja ta tahab nagu mingi süüa ja õue ja mingi pissil ja kakale mingi häda, vaata. Et sa lihtsalt pead nagu minema. Ja kuidagi see nagu juba, teed selle ära ja siis juba vaatad edasi, vaata. Et täna oli samamoodi, et see kokku ikkagist nagu aitab kaasa mentaalselt. Ja ühesõnaga ma ei teagi, millest see oli nagu tingitud, see kõik see paha olemine. Eks lihtsalt võib-olla see rasedus mingi hormoonid asjad vahepeal ikka hüppavad siia-sinna ja sest et ma räägin mitu päeva järjest nagu nii hea, ma mõtlesin täiesti võkkis, nagu ma armastan ennast. Ja siis järsku mingi fuck. Et nagu nii on. Ja siis ma tegingi pika listi nagu järgmiseks korraks näiteks, ütleme, kui mul on jälle mingi metsik madal seis ja ma ei suuda nagu mitte midagi välja mõelda, mis mul nagu paremaks teeks. Siis ma tegin omale pika listi asjadest, kus on nagu lihtsamad asjad, mõned nagu raskemad asjad või ja et siis sealt nagu valida, et mida ma nagu tahaksin teha ja võtan sealt listist siis 1 või 2 asja, on ju. Et järgmiseks korraks lihtsalt siuke ennetusmeetod, et ma ei jääks nagu täna lihtsalt hanguma. Lõpuks mind see list ikkagi aitas tänaseks ka, et ma sain nagu paar ideed, mis ma teen. Mõtlesin nagu välja, mis mul võib-olla vaja on.
et ostsingi nagu mingid asjad ära ja oma selle uue trenniprogrammi jaoks ja lihtsalt jalutasin poes ringi, et see mind nagu täna aitas, noh. Jällegi mingi täiesti väike loll asi, aga noh, päästis päevana. Niimoodi saab kiiremini seda nii aeglaselt. Et sellised mõtted minu poolt täna. Ma ei tea, kuidagi ma loodan, et see nüüd kestma ei jää. Sest et mul praegu juba läks nagu paremaks. Kell on 6:15. Ma käisin autot pesemas ja tegin no tõesti mingeid imeväikseid asju nagu. Et äkki see nagu aitas mind siis. Nii, ahi läheb meil tavaprogrammile 180 kraadi. Siin on mul mingid asjad sees. No tõesti, see on vist kõige lihtsam kook üldse. Üks inimene saab teha nagu. Veits on suhkrut ka, aga jumal ükskõik. Ma arvan, et seda süüa mingi ninja kriimiga või siis kreeka jogurtiga. Võib olla väga mõnus. Kook ise siis on siuke, et see juubelipulber. Valad kaussi. Põmm. Terve paki. Valame kaussi. Siis võtame 200 milli vett. Paneme siia sisse. Ja ongi see valmis. Segame. Siuke mögin. Võib-olla on natukene veel vett või. Ma ei teaks, kui ta oleks siuke kuuim veits. Põhimõtteliselt siia panen rabarberi. Rabarber siia. Päris kõike vist ei pane. Ja mis on veel tähtis, on kaneel. Et see kaneel võiks ideaalselt sobida. Suht palju on veel kaneel, ma armastan. Issand, kõik see rabarber on siin sees ju. Kuidas välja saanud, et nii. Ja valan selle kõik siia vormi lihtsalt ja ongi valmis. Pole veel valmis. Siis mul on mingi uus värk, et mul on hakanud kaal langema. Et põhimõtteliselt terve teine trimester mul on pigem kilo alla läinud, kui nagu tõusnud üldse. Kuigi alates teisest, siuke nagu ilus tõus on mingi pool kilo nädalas. Aga ma ei tea, mul langeb nagu. See on ilmselt nüüd see, et ma nagu ei tracki vähem. Ma ei söö piisavalt nagu. Sest ma unustan üldse süüa ja mul ei ole isu nagu. Ma ei tea, mis toimub. Nii imelik. Ma ei saa aru. See ei ole üldse minu moodi. See on täiesti mingi uus error. Võib-olla ongi sellepärast tuju siit nagu, et ma ei söö piisavalt. Ma ei kujuta üldse. Jah. Aga selles on ikka suur müsteerium minu jaoks.
arst on 26. ehk siis aega on veel veits. ehk selleks saaks ikka midagi juurde tulnud nagu. aga kui ei ole, siis vaatame, mis arst mõtleb asjast. ma ei kujuta ette ka, mis nad teevad siukse asjaga, kui ei tõuse nagu. aga ilmselt mul oli see ka, et mul algusest nagu tõusis nii hästi, et äkki siis see läheb tasakaalu või? ma ei tea. näitan teile seda koogilarakat. nii, siuke on. pärast näitan valmis versioone ka. siis ostsin endale siukse märkmiku. mingi planeerija, aga no ma ei tea, kas ma hakkan seda üldse kasutama. las ta olla. ja siis beebile sain siukse rätiku nagu suht hea pehme ja 100% cotton isegi. no 5 euri nagu, ma ei tea, olematu raha. lillekesed mul veel ilusad siin. siis mul käisid diivani puhastajad. diivan on nagu väga puhas. nagu täiesti uus mulje. ja lilled ikka kasvavad siin mul. maasikas. salat. vot. ma ei tea, siuke see koogike tuli. no ma tean, et ta maitseb hästi. võib-olla ta ei näe kõige ilusam välja, aga ta maitseb väga hästi. kuupiimaga siis. põhimõtteliselt kui küpsetan, siis küpsetan endale. ega nagu peale minu seda väga keegi ei söö siin. noh, ega hommik väike tükk, ega peale enne trenni üks tükk ja nii ta läheb.